olen Tanel ja siis, kui me alustasime selle koostöögrupiga, ma olin just jõudnud oma 3. firmaga sellisesse seisu, pidin selle tegevuse lõpetama. Olin sisuliselt nullis ja vajasin sellist keskkonda, et uuesti alustada oma uut firmat. Ma olen nagu tajunud seda, et selline koos käimine on nagu väga hea, väga hästi hoiab motivatsiooni üleval. Ja tekib selline enda jaoks selline enda muutumise ja arenemise jaoks väga sobilik keskkond. Teise koostöögrupi liikme Siimuga alustasime koos uue projektiga, töötame välja sellist tarkvara lahendust inimestele oma rahaasjade juhtimiseks ja sellega seotud lisateenusena. See on 100% hea keskkond enda muutmiseks ja hea keskkond ja et saab jagada nagu oma mõtteid teistega ja saab tagasi. Mina olen Hendrik ja kui ma koostöögruppi tulin, siis mul oli plaan parandada enda firma tänase päeva seisu. Peamised momendid, mis ma koostöögrupist olen saanud, on toetusgrupp ja ühtemoodi mõtlejad. Ja selle grupi töö tulemusena me oleme käinud läbi mitmestest väikestest erialadest ja nüanssidest, mis jooksevad kokku suureks üheks pildiks. Ja suur pilt on tore näha. Ma soovitan tulla sellepärast, et see hoiab sind lainel. Minu nimi on Siim. 3,5 kuud tagasi selle äri alustamise koostöögrupiga alustades olid mu mõtted sisuliselt väga laiali. Ma teadsin, et ma tahaksin tegeleda mingisuguse ettevõtlusega, aga minu komistuskiviks oli just alustamine ja teadmine, et ma võin selles väga läbi kukkuda. Aga selles koostöögrupis käies ma olen kogunud hästi palju jõudu ja teiste inimeste mõtteid niisama moodi. Peamised momendid, mis selle 3 kuu jooksul on minust toimunud, on hästi palju ahaa-momente, et ma olen käinud suhteliselt kinnisilmselt ringi, et nüüd ma oskan nagu näha palju laiemalt ja eneseväljendus ka mingil määral kindlasti paranenud. Reaalelus on toimunud muutused, et ma olen suutnud käivitada oma firma, mis enne seda koostöögrupi alustamist tundus täiesti võimatu missioon minu jaoks. Inimesed, kes kaaluvad, kas tulla siia koostöögruppi või mitte, siis mina julgen omalt poolt soovitada, et tasub tulla ja annan ka omalt poolt kiidusõnad sellele kaasa, et 2 korda nädalas koos käies sa suudad hoida oma mõtet nagu kindlal liinil ja see tahe püsib üleval. Et kui seda ei oleks, siis oleks kindlasti palju lihtsam käega lüüa ja ma loobuks.